Minu nimi on Erkki Leuska ja seda, mida ma tulin siia tegema, on lumi. Siin on nüüd 3 lumekahurit ja nad on tulnud Šveitsist. Ja see on siis see uus Šveitsi tehnoloogia, mis siis võimaldab väikse külmaga teha hästi palju lund ja võimalikult väikse elektrikuluga. Kui tekitame surve, siis see surve teeb veetilga põhimõtteliselt veel peenemaks. Ta teeb, ütleme, ta jagab ära siis ühe tilga selliseks 100 väikseks elemendiks. Ja nüüd, kui seal on kompressor, siis kompressori õhk, mis teeb? Kompressori õhk läheb külmaks ja siis külm kompressori õhk ja seguneb selle sinna tuleva vee survega ja siis ta lööb ennast välja. Ta lööbki ennast välja sellise uduna, mis siis alla langedes muutub lumeks. Plaanis oli, et saaksime toota selline 10 000 kanti, mis on ikkagi väga suur mass. Aga kuna seda külma on nagu on, et toodame maksimaalselt, natukene siin lükkama laiali ja seda rada nagu moodustama, et siis näeme, et kuhu me saame siis seda lund veel toota. Kas siis 19. märtsil suusapitsus toimub, kui läheb soojaks? See on väga huvitav küsimus. Lumekahuri lumi, tema sulamine on 3 korda aeglasem, mida tavalisel lumel. Ehk ta peab paremini vastu soojusele, ta peab paremini vastu vihmale, kui tuleb. Ja tänu sellele ongi nüüd lootust, et see võistlus ikkagi toimub. Isegi kui soojad ilmad tulevad.